See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on tagasi, täna stuudios 3 inimest, kõik oma maja inimesed, Tarmo Tähepõld, Markus Pipar ja Maarja Murdma Geeniuse uudisteportaalist. Maarja on meil uus Autogeeniuse siis reporter-toimetaja, kelle me kohe, tegelikult me oleme juba teda mitmesse testi kaasanud, kuigi meil alguses oli selline plaan, et me otsime inimest, kes kirjutaks niimoodi igapäevast asjadest ja teda see autovärk üldse parem ongi, kui huvita ja ei ole järjekordne inimene, kes tahab ainult autoga sõita, siis on nii sattunud, et on pidanud ikka päris mitu korda juba sõitma. Esimene kord küll ühistranspordiga. No prooviks. Ühesõnaga, me tegime ühe suure ringi ümber, nimetame seda ring ümber Võrtsjärve 3 erineva autoga, aga sellest siis juba saate teises pooles. Kõigepealt siis võtame siin paar olulist asja läbi. Kes on siin tihedamini kuulanud, see teab. Meil on siin pool aastat käinud juba test, kus me ostsime omale 3 kuni 1000 eurost autot. Nüüd on pool aastat täis ja need autod läksid müüki. Need on siis 2001 aasta Volvo S60, 96 Toyota Corolla ja 95 Opel Omega Caravan. Margus ostis Volvo, siis Kristjan Ojang ostis Toyota ja mina ostin selle Opel Omega. Nii, autod on müügis. Me esialgu ei pannud välja veel kuulutuste portaali. Me mõtlesime, et me pakume siis eelisjärjekorras võimalust meie lugejatel, siis Autolehe ja Autogeeniuse lugejatel teha oma pakkumine või siis ütleme kuulutust näha ja reageerida. Siis nüüd siis see podcast ja ilmselt läheb siis ka kuulutus üles, aga ma saan aru, et meie loo peale Margusel on juba 2 huvilist olemas. Ja tänase seisuga on siis niimoodi, et eile see info ilmus, et autod läksid müüki. Ma ei teagi, mis kell sa portaali üles panid? Mingi 7:30 umbes. Ma ärkasin üles, tegin kohvi valmis kodus, lugu oli juba nii-öelda ootel. Umbes 8:30 oli mul esimene kõne, et olin napilt poodist üles saanud, kui helistati ja taheti Volvot ära osta. Näitama ma ise ei olnud Tallinnas, ei saanud näitama, ei saanud minna, aga täna nüüd siis on esimene vaataja ja teine siis potentsiaalne huviline, siis tema ootab, et kui esimene ei osta, siis tahab tema vaatama tulla. Okei, sina said selle, kuna see on avalik info, et sina said selle auto 850 euroga, mis ütleme, eludiil, arvestades, ma ütlen, alati ma pean rõhutama, et arvestades, seal olid peaaegu 2 setti uusi rehve, mis on ise juba. No ja rattaid, jah, mis on põhimõtteliselt ise juba 800 eurot väärt. Jah, see oli väga hea diil igal juhul, selles mõttes, et ma olen nende odavate autodega ka varem kokku puutunud, et selle auto eest ei oleks tol hetkel häbi olnud küsida 2000 eurot tegelikult. Okei, sina nüüd tema eest 2000 eurot küsisid. Just. Ja need inimesed ikka teavad, et sa küsid sellest 2000, et mul tekkis kui me need müüki panime mure, et äkki nüüd inimesed arvad, et me just kui paneme, et nüüd sa... Jaa, et ma tean, et sul oli inimesi kohe, kui ka need lood ilmuma hakkasid järjekorras, kuule, et kui kunagi müüki paned, siis kindlasti anna mulle teada. Et ei ole küll sellist asja, et me nüüd hakkame neid sama hinnaga maha müüma, mis me ostsime, siin peab ikkagi väike kasum. Volvo puhul on see asi, et ma ütlen, et seda autot ei oleks häbi olnud müüa 2000 euroga siis, kui ma tossin. Ja teine asi on see, et nüüd on seal meie head partnerid Fixus Mustamäelt on oluliselt paremaks seda autot veel teinud. Nii et, ja lisaks on see, et nüüd ongi, ma olen ju tegelikult, mina olen üle 3000 kilomeetrisel autoga sõitnud ja sõidan igapäevaselt ja ma võin öelda, et see on väga hea auto. 2000 eurost mina ostamale väga hea auto, ega see niisama lihtsalt ei lähe. Ei lähe. Okei, selge, sina saad sellest autost ilmselt ennem lahti, kui sa üldse kuulutuse pead üles panema. Meil Kristjaniga, nüüd on mul, ma tahtsingi lihtsalt loomulikult meie autost ka reklaamida väga head, noorklassikud, Margus ei või oma autoga veel minna suvel Laitsesse Youngtimer Campile, meie Kristjaniga võiksime, kui meil need alles veel on, rahulikult väravast sisse sõita ja öelda, et meil on noorklassikud. Aga millegipärast ütleme, nii minu Kristjan pani enda auto müüki 1650 euroga, minul oli
panin alguses 1450, aga loos oli 1500 või võib-olla ma ise panin 1500. ei teagi, kuidas ja olin nõus, äkki ma olen nõus 1450-ga ära andma. Okei. Ja kuidagi sa ütlesid, et Corolla läheb kindlasti ära, aga millegipärast kõigil, kaasa arvatud mul endal, on kerge nagu kahtlus hinges, et miks siis Omega ei lähe. Sellepärast, et aasta on neil sama, läbisõit on neil sama. Minul on, ütleme, kilode mõttes 400 kilo rohkem autot kui Ojangul, palju praktilisem. Okei, Ojang oma kilovatte on meil täpselt sama palju, tema on lihtsalt teravam, sest 400 kilogrammi, eks ju. Lisaks on mul siis, eks ju, mul on seal Haagise konks, mul on seal korduvalt mainitud tohutult ruumi, hästi praktiline, hästi mugav, maanteesõidud, vaikne, hõljub. Okei, mul on need ühel uksel on päris paha rooste, aga samamoodi põhja alt sellises vanuses auto kohta, miks ma ta üldse siis ostsin, oligi see, et kuna seisnud auto oli põhja alt ka korras. Ehk et roostet ei ole, sama asi, pinnarooste, aga mitte midagi sellist, mida tavaliselt... mitte midagi tõsist, niisugune visuaalne kõik nagu on sama. Aga miks nagu siis Ojangu auto võiks olla selline, mis kohe ära läheb ja Opel ei ole? Seleta mulle. Toyota puhul on see asi, et esiteks seda peetakse hästi töökindlaks ja eks ta on ka nii kaua, kui ta on hoitud ja nii kaua, kui ta kere on korras. Et 90 aastate Toyotad on, ma arvan, ühed kõige vastupidavamad autod üldse, mis on tehtud, kuni neil kere on korras. Ja Ojangu auto ongi selles mõttes nagu väga eriline, et tema auto kere on korras. Okay. Tähendab, ma siiski ütlen, tal ka ühel uksel pidi roostet olema. Ta seal mingi väike rooste on, aga üldpilt on väga viisakas ja samamoodi põhjalt hästi, hästi hea. Ja selle info pealt, ütlen, kui selliseid vanu autosid inimesed pigem nagu ei taha osta, siis vaata, oled sa tähele pannud, et internetis päris paljudes kohtades isegi kuulutatakse, et ostame vanu Toyotaid. Ja kui tuua selle näiteks oma vanast Starlati, eks ole, mille ma siin ära müüsin, siis sellele käis ka siuke võidujooks, et asi selles vist ongi, et kui sa tahad odavat töökindlat autot, mille peale kindel olla, siis ma arvan, Toyota võiks olla küll, kui sa leiad sellise hea, mis on veel säilinud. Okei. No ega ma tegelikult ei nüüd ilmselt sellest hinnast lõpuni kinni ei hoia, et küllap sealt natukene kauplemisruumi Opelil on, aga ma ütlen, et see on vist väga, ma näen Opelile klienti, aga see on vist veel spetsiifilisem klient, kui on nagu selline vana Toyota ostja, et see on keegi, kellel, ma ei kujutagi ette, kellel on vaja tassida kogu aeg mingeid asju. Praegu ma kiitsin Toyotat, aga Opelit ei maininud. Opeliga on see asi, et neid on oluliselt rohkem, eks ole, tegelikult alles. Ja neid tuleb ka müüki ja neid tuleb päris häid autosid aegalt ikka ja jälle tuleb müüki selline, sellise hinnaga tulebki ja vähemalt pildi pealt on nad kõik juba siledad. Eelis on see, et jah, et muidugi, et ilmselt Opel oma olemuselt ei ole nii, et seal neid asju ikkagi tekib, samas võin siin kuulajale, kes on seda autot näinud ja õudselt tahaks endale ka öelda, et vähemalt, et isegi kui tuleb mingid jamasid, siis varuosad on jube odavad. Mõtlen, ma sain vist salongi radikas, kuna see oli selle pika seismisega seal otsad andnud roostet täis. Uus salongi radikas maksis vist 25 eurot. Ja mingeid jupstükke seal veel vahetati, kus arvel on kirjas 18 eurot ja täiesti täielik nali tänapäeva mõistes. Jah, sinu auto oli tõesti, et ta tuli üsna kehas seisus ju meile siia, aga seal on tohutult palju asju ära tehtud, et kuluosad seismisega tekkinud vead, need on ju kõik on vahetatud, need teoorias võiks ka selle nagu tulevik helge olla, et kui see kere nüüd... Jah, ei, ma ütlen esimese asjana, kes selle ostab, peab lihtsalt need uksed korda tegema ja siis edasi vaatama, kas siin on nagu erinevad lähenemised, eks ju, et kas põhja tuleks tegelikult mingi roostetõrjega katta või osad ju jällegi ütlevad, et kui sa seda just ennem ideaalselt kõigepealt ära ei puhasta, ära ei kuivata, et siis sinna lihtsalt toored seda mastiksid peale visata ei tarvitsegi alati olla kõige parem mõte, sest et mastiks kindlasti mitte, mingisugused õlid, need on nagu parem mõte. Ja, või keegi isegi ütles, et parem, ma küsisin oma selle uuema Alfa puhul, et kas ka äkki peaks juba muretsema, hakkama mingit roostetõrjet tegema, siis mulle üks spetsialist ütles, et too kohale, vaatame, et kui seal veel roostet ei ole, et siis näiteks värvime lihtsalt uuesti üle.
et see on see, et siis seal midagi seal salaja kuskil all ei toimu, aga nagu esmane kaitse on peal. Et ma ei tea, seal on ilmselt nii palju, kui on neid mehaanikuid ja nupumehi, nii palju on arvamusi. Kuule, aga kui me siin saadet kokku paneme, mõtlesime, millest me veel räägime, aga mulle praegult meenus, et sa ju tulid just tagasi jälle Malagast. Kas seal on embargo peal või sa võid rääkida? Nüüd praegu eile just tulin tõepoolest, sõitsin Hyundai'ga õhuega, et sulle öeldi, et on see mingi avaldamis või ei ole? Pilte ei, tegelikult tean, mulle ei jäänud küll kuskil midagi sellist kõrva. Võib-olla kuskil pressiinfo kuskil paki põhjas midagi on, aga kuskil ei räägitud küll sellest. No selge, aga räägime siis ja kui saade läbi saab, siis kontrollid järgi, siis ma lihtsalt lõikan välja. Just. Nii, Hyundai Ioniq 6, mis tegelikult tehnoloogiliselt sama, mis palju kiidetud Ioniq 5, aga lihtsalt, kelle jaoks ägedama, naljakas, et kui see auto välja tuli, siis mulle see disainilt nagu selline hästi laug, et ta nagu, ma ei oskagi öelda, sedaan ta ei ole. Ta keretüüp on sedaan, aga ta näeb tõesti ülivoolujooneline ja siuke väga lahe näeb välja. Ja paljude ikkagi ütlesid, et neil üldse see disaini meeldi. Kuidas see laivis oli? Laivis oli ta vähemalt sama hea kui pildi peal. Okay. Et pildi peal on tavaliselt näidatud must autot, eriti hästi on meeles see ideeauto, mida näidati. Ta päris sama nüüd ei ole, aga ta on väga sarnane. Ja ma ütleksin, et heledana on see auto veel lahedam. Okay. Et mulle väga meeldib, kuidas see auto välja näeb ja tegelikult oli ta ka muidu väga hea auto. Et põhiline küsimus on nüüd siis ruumikus tagaistmel, et Ioniq 5 on ju meeletult, ta on vist 3-meetrise teljevahega, mis tähendab seda, et tagaistmel, see on kohati isegi nagu naeruväärne juba, mitte naeruväärne, aga et pigem need, muidugi seal on konstruktsioon, igasugused turvatalad, et võiks rohkem pagasiruumi teha, sest et kui palju ühel inimesel on tagaistmele põlveruumi vaja. Selle autoga on enam-vähem sama küsimus, mitte täpselt, aga ühesõnaga, jalaruumi on seal tohutult. Pearuumi? Pearuumi on ka, ma olen 90 cm pikk ja väga okei. Minu jaoks esimene küsimus tekkis see, et aga miks te tegite sedaani? Sest pakiruum on küll üsna suur, aga see pakiruumi luuk on juba väike. Ehk et sa ei saa sinna suuri asju ikka sisse panna. Just, et kui need nagu disainerid ja kõik vähegi loeks autoajakirjandust ja ma ei mõtle siinkohal ainult autogeenust ja autolehte, vaid ka kõik need Instagrami, kõik sellised kurud. Shooting, break ja universaal on see suhteliselt universaalne nagu asi, mis kõigile meeldib. Eriti shooting break. Sa saad teha oma ilusat disaini, sa saaksid selle sama Hyundai Ioniq 6 niimoodi mõnusasti selle katuse lasta seal. Põhimõtteliselt täpselt samamoodi. Jah, lihtsalt see käib kõik niimoodi korraga. Tagaga käib üles, eks ole. Ja selle küsimuse ma küsisingi ka sealt spetsialistide käest, et how come, et see auto näeb välja, nagu ta võiks ju luuk pära olla, eks ole, aga miks ta ei ole? Vaadati mulle pikalt otsa ja öeldi, et aga tead, meil Lõuna-Koreas meeldivad inimestele sedaanid. No tõsi, sest et tegelikult ju see sedaani et siit ida poole ja siis, mis on siis kagu poole minnes, nii ongi, sest et on ju ka Vene turul ja Türgi turul ja igal pool on ju mingitest autodest sedaanversioonid, mida meile üldse ei... Ja, mida meile müüda, millest me enamasti ei ole teadlikud, et siuksed asjad olemaski on ja siis teinekord tuleb mingi imeliku numbrimärgiga auto jääb sulle silma ette, vaatad, teist otsast oleks nagu... Ma ei tea, Citroen C3 või C4 oli kunagi. Ja siis sõidad mööda, vaatad, pakiruum on taga nagu eraldi, et... Sama oli selle C4X-iga, millega sa käisid hiljuti sõitmas käisid. See on täpselt samamoodi, et seda plaanitakse müüa nüüd nendel turgudel, kus varem Citroen ei ole üldse olnud või kus on vähe olnud, nendel turgudel, kus hinnatakse sedaani ja siis tehaksegi, pannakse luukpärale eraldi pakiruum veel külge. Ja taaskord jõuame sinna, et oleks mina autotööstur, küll mina oskaks autosid teha. Mul alati see tekib see küsimus, et nagu, et miks ei tehtud Alfa Giuliast universaalkirjaga versiooni ka? Et tohutu müügihitt, teen siin neid jutumärke nagu ta on, et võib-olla oleks müünud mõne auto rohkem, kui lihtsalt oleks joonistatud valmis kiilus. Seda enam, et kui me vaatame Saksa marke, mis tegelikult ka päriselt palju müüvad oma võrreldavaid autosid, siis neil on enamasti ongi universaali müüjaks ju rohkem kui sedaani, nii et... Aga tehniliselt Ioniq 6 sama või on seal midagi nüüd, on ta nagu mingis mõttes tehnoloogiline facelift ka, et midagi paremaks tehtud? Tehnoloogiliselt on ta põhimõtteliselt ikkagi sama, et seal on küll eriti nutikad tuled ees, eks ole, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi sama auto.
kas Eesti hinnad vist on teada ka, et eks ta ikka kuskil 50 pluss ja või pigem siis üle 60, üle 60 nagu nad kõik. Meil küll ei tule vist müügile seda väiksema akuga versiooni, et meil on suurem akuga ainult, mis on ka väga mõistlik tegelikult, aga jah, ta on ilus auto ja hea auto, seal mõned väiksed puudused olid, eks lisaks sellele, et ta sedaan on, eks ole, et aga nendest siis saab edaspidi juba lugeda. Okei, Maarja saab siin istuda, kuuleb autojuttu, aga ma siiski natukene autojuttu teeks veel, sest sa mainisid sedaani ja tundub, et see on meil niisugune sarireisija või tegelikult ma olen ju ise ka siin laianud oma sõitudega viimastes saadetes, et tulid ka hiljuti taas Hispaaniast. Taas Hispaaniast, jah. Sõitsin uuenenud Toyota Corollaga. Just, ja mille valiks on ka sedaan, ma eile avastasin, või nagu ja kusjuures huvitav on see, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Baltikumis on sedaan nagu selgelt kõige enam müüdud keremudel Corollal. Sedaan? Jah. Mis, takso ta ei saa olla, on no võt, aga nii. Fleet, mina arvan, et see on Fleet. Küllap. Ja teine huvitav fakt on see, et Corolla on tõusnud Euroopas oma klassi teiseks, ainult Golf on ees. Klass on siis mingi B-s, ei C-s? Golfi klass, väike klass. Ja Eestis üleüldse Baltikumis on Corolla oma klassi selgelt kõige enam müüdud auto. 35% on vist Baltikumi selle klassi auto turust Corolla käes. Et jõhkralt populaarne. Alati, kui need müügitabelid ja see aasta müügitabel tuli ka, et siis mõtlen, et ma muidugi hindan kõiki Toyota turundusinimesi ja nii, tore, lihtsalt ma mõtlen, kui pingerikas võib see töö olla, näiteks Toyota kuskil müügiosakonnas versus, ma ei tea, Alfa Romeo või Citroen, et kus nagu ilmselt on üsna suur vahe, et kui palju sul tööd on. jah, aga ma saan aru, et kui Ioniq muutus põhimõtteliselt, suurim muudatus on just see kere, siis Toyotal oli, see on Corolla mudeli uuendus, see ei ole uus Corolla, et muutus põhiliselt kapoti all. Jah, tuli palju juurde juhiabisüsteeme elektroonikat, mis toimivad muide väga hästi, aga kõige olulisem on see, et hübriidajam uuendati, et nad ise ütlevad nüüd, et see on 5. põlvkonna hübriidajam, mis on varasemast väiksem, kergem, efektiivsem, muudab auto võimsamaks ja kiiremaks. Ja reaalsuses ma olin siiralt üllatunud, et see auto mulle nii hästi meeldis. Okei, sest ta Toyota võib kõike olla, aga need tavaautod ei ole kindlasti mitte põnevad, kui me just GR-Yaarist, eks ju, ei tavaliselt on see, et sõidad, annad auto tagasi ja ega eriti hästi ei mäletagi, eks ole. Aga see üllatas mind, et teda tuleb 2-liitrise bensiinimootoriga koos 1,8 liitrisega, rohkem on muudetud seda 1,8 ja see jättis mulle eriti hea mulje, et väga vaikne, väga sujuv, väga siuke tähelepandamatult töötav, et ma arvan, et keskmine kasutaja ei saa üldse aru, et tal seal mingi elektriasiga kapoti all on. Okei, tõenäoliselt see 35% turuosa ei kavatse lähiajal kukkuda, et nad ei teinud selle autoga midagi halvemaks. Ei, läks paremaks ja ökonoomsemaks ja kiiremaks ja tore auto. Okei, aga siis meie nimetame seda hästi pompööselt suureks võidusõiduks. Tegelikult oli siis, tegelikult oli võidusõit, aga loomulikult ei olnud asi niivõrd selles mõttes ajas, et mis sa siin ikka kihutad, eriti talvistel teedel. Aga et ikkagi, kes esimesena tagasi jõuab ja kui palju see siis kellelgi maksma läheb. Ja läksime 3 ja läksime 3 erineva mootoritüübiga. Elektriauto, bensiinimootoriga auto ja siis sinna vahele pistikhübriid, mis on nii elektriauto kui ka bensiinimootoriga auto. Ja siis saigi, võtsime siis kaasa ka Maarja, et tema siis roolib. Muidugi oli alguses oli kuri plaan, et elektriauto rooli, kõigepealt mõtlesime, et loosime, kes mis autoga, et saamegi hommikul kokku, loosime autod ja siis lähme. Ja siis oli veel kurjem plaan, et elektriauto rooli võiks panna inimese, kes kunagi ei ole mitte ühtegi elektriautot laadinud, sa vist ei ole, eks? Ei ole. Laadinud, kasutanud
aga mina ei tea, miks me kuidagi tundus nagu törts julm. No noor kolleeg nagu niimoodi tanki panna. Jah, seega siis Maarja võib ise öelda, mis autoga ta siis sõitis. No Peugeot 408, see oli siis bensiinmootoriga. Jah. Ja. Ma saan aru, et kui sa tulid saatesse natuke murega, et sa ei oska nagu eriti autost midagi, kas sa vist tihti sul satub uus auto, sõidad eks ju Bolt Drive'i autodega? No Bolt Drive'i sõidan, aga minu jaoks on kõik kuidagi ühesugused head. Aga midagi, mis sellel nagu näiteks Peugeot puhul on ju hästi tuuaks välja, mis minule meeldib, jällegi paljudele ei meeldi, on see väike rool. See on see, et sa tegelikult ju vaatad spidokat üle rooli, mitte nagu sealt esimesest vahest nagu tavaliselt. Kuidas see? Oli see... rool oli väga mugav, ma ütleks, et selles mõttes rooli soojendus oli hea lisa, et algul sai käed soojaks ja muidu see sisu ja kogu see disain mulle meeldis. Aga minu jaoks jäi natukene võib-olla mootor lahjaks, et see kiirendus ei olnud nagu kõige parem. Aga sa oled õiges kohas. Sa oled õiges kohas tööl. Mootor on alati liiga lahja. Igat arvustust tuleb. No tegelikult, see on 408 üks probleeme hetkel, on see, et teda on saadaval hinnakirja järgi siis kas 1,2 liitrise see 3-silindriline bensiinimootor, 96 kilovatti, mis on siis 130 hobujõudu, jällegi tavamaailmas lihtsalt igapäevaks asjade ajamiseks ei ole aeglane. Aga me vaatame seda 408 kuju, tema nagu seda siuke kupeelik luukpära, suured väljed. Jah, näeb sportlik välja, tegelikult on ka üsna suur auto juba. Väga suur auto on ja ausalt öeldes seal, kui ma seda Pariisi autonäitusel esmakordselt nägin, siis esimene emotsioon ja kusjuures seal Läti-Leedu kolleegidega oli see, et nagu uurus, ta lihtsalt neid kante ja nurki ja teravusi on nii palju, et täpselt selline nagu uurus ainult, et mis ta siis on 6 korda odavam vähemalt. Et seda saab ka pistikhübriidina, aga me teame, mis juhtub pistikhübriidiga, on see, et Peugeot on neid 2 versiooni, on 180 hobujõudu ja 225. Ja see 225 hobujõuline lihtsalt on mingi umbes 50 000 eurone auto. Jah, et on ju kiirem ja parem ja toredam, aga ta ikka läheb juba väga kalliks. Et see Citroen, või Citroen ka, Peugeot, et nad on kuidagi oma siis teinud seal kuskil kabinettides need CO2 ja mingid arvutused sellised, et need 4-silindrilised on kadunud juba päris 1,6 liitrist mootorid et kaotati ära ja loomulikult ei ole ka ammu enam seal Stellantise ei Opeli, ei Citroeni valikus natuke tummisemaid lihtsalt bensiinimootorid, neid turbokaid. Kusjuures huvitav see, et neil ju hiljuti oli veel 4-silindriline osadel C5-le vist, eks ole, pakuti, aga siis võeti see ka maha. Ma pakun, et ega seal pistikhübriidis on ka vist äkki see 4-silindriline, aga lihtsalt kaasa tulevad ka akud ja kõrge hinnasilt. Nii, sina sõitsid? Mina sõitsin Lexus NX pistikhübriidiga. Sõiduulatus elektriline kui palju? Reaalsuses selline lubas talvel kuni 60 kilomeetrit ja huvitav oli see, et sõitsin peaasjalikult selle maha, eks ole, maanteel ja peaaegu nii palju ta tuligi. Et see, mis Toyota ütleb, see umbes nii ongi, või Lexus siis. Jah, et tal vist paberites on natukene... Paberites on veidikene rohkem, aga eks siin tuleb arvestada talv ja asjad, et ja alguses ta stardibki elektriga ja sõidab nii kaua elektriga, kuni aku on peaaegu tühi ja siis hakkab alles bensiinimootorit kasutama. Nii ei saa, et ise valin, et näiteks mul on maantee sõit, et praegu sõidan bensuga, aga siis tuleb linn või mingi... Tead, ma vajutasin küll seal erinevaid nuppe, aga lasi ikkagi elektriga alguse. Okei, ja mina siis võtsin selle lühikese kõrre endale seekord, sest et mul oli natuke sportlik huvi, ma olen see talv päris mitmete elektriautodega sõitnud. Enamjalt on nad olnud vaakgrupi omad, seekord oli siis meil valikus Kia EV6, selle GT versioon, aga ma lepsin kohe endaga alguses kokku, et seda GT nuppu ma ei vajuta. See vist teeb sellel ka kiirenduse 3,8 või alla 4 sekundi, see on ikkagi raju püss, aga kuna eesmärk oli sõita soodsalt ja ajalises mõttes kiiresti, siis ma seda GT nuppu ei kasutanud, liiksin ekorežiimis. Ja kuidas see marsruut
tekkis, et see oli, me tegime ikkagi mänguliselt, me saime hommikul 7:30 Kristiine keskuse katusel kokku ja saime e-maili meie peatoimetaja siin tavaliselt mikrofoni taga istuva Martin Metsa käest, kes oli ehitanud meile valmis niisuguse tiiru ümber Võrtsjärve, 6 vaheajapunkti, looduslikud ja kultuuriliselt olulised kohad, igaühe kohta oli ka andnud väikse kirjelduse, miks see oluline on, ja hakkasime minema. Teie hakkasite, mina ei hakanud. Sest et mina, nagu mulle siin Ronald Liive ja kõik teised on alati õpetanud, et elektriauto inimene ikkagi peab enne planeerima. Ja kui hätte jääd, siis oled ise hirmus loll. Ise oled loll, et valesti planeerisid. Ma siis selle Kristiine keskuskatusel 15 minutit planeerisin. See Google Maps, mis Martin Mets meil saatis, näitas, et 620 kilomeetrit ja 8 tundi ja 44 minutit, korralik siuke, ma ei tea palju rekamees järjest võib sõita, enne kui tal kohustuslik puhkus tuleb. Ja. Aga äkki ongi mingi 8 tundi või? Oleks loogiliselt teha ka, jah, ma ei tea. Et kui ma arvestasin, et see Kia näitas sellel hetkel saab sõita 306 kilomeetrit, kui oli põhimõtteliselt täis. Siis ma arvestasin, et kindlasti maanteesõidu ja külma ilmaga ma pean 2 korda laadima, aga mitte 2 korda täis, aga kindlasti 2 korda laadima. Ja siis, kuna see sõit meil algas, eks ju, Lahemaalt, siis läbi Jõgevamaa, Tartu, Viljandimaa, siis, Valgamaa oli ka, ja siis sealt niimoodi Soomaa kõrvalt läbi siis Tori ja üles nagu mööda Järvakandit ja siis koju tagasi. Et panin paika, et esimese laadimisega peaks Tartusse ikkagi, nagu ühe akutäiega peaks Tartusse ära jõudma. Et seal laen täis ja siis järgmine Märjamaa Ionitis. Aga mina ei tea, kas te üldse midagi planeerisite? Kuidas sulle? Mina ei planeerinud absoluutselt mitte midagi. Panid kohe nagu minema? Panin kohe minema, mis oli muidugi võib-olla viga. Et mul tee peal juhtus ikka päris palju tehnilisi viberusi, selles mõttes, et see autonavigaator ei leidnud alati kõike ülesse mul. Absoluutselt nõus. Ja muidugi ma ei laadinud telefoni eelmisel päeval täis, iga number siis sai see esiteks Narva maantel kõigepealt tühjaks. Ja juhet sa ka kaasa ei võtnud? Ei, aga seal oli see juhtmevaba laadija olemas autos, mis oli muidugi hea, aga see laadis iseenesest väga aeglaselt, kui üldse, et vahepeal oli selline, et ma panin laadima, siis pärast saatsin, et ei olnud üldse midagi juurde tulnud. Et kas ma siis panin ta seal, asetasin kuidagi valesti või see on variant, aga üldiselt, kui sa jooksutad veisi, siis need induktsioonlaadijad paljuski, et see peab olema ilmselt kõige uuem auto, kõige uuem telefon ja ka siis ei tarvitse sõna, et ta ei suudagi. Et järgmine kord olen kindlasti targem, et loen telefoniga igaks üks enne täis. Nii et ühesõnaga paar korda panid korralikult põssa? Ma isegi ei tea, kui ma seal Narva maantel olin, siis ma korraks ehmatasin ära, et kas ma nüüd sõitsin möödas, ma teadsin, et kohe tuleb see pööre, aga siis ma sain seal kuidagi ära tehtud ja siis vaatasin, et okei, et nagu iseenesest ei ole palju ja ajaliselt ju jõudsin ka täpselt nii, nagu see näitas mulle, et tund ja 5 minutit, et siis olin kohal. Tead, sa huvitad, kuidas selline Rakvere, ma tean, et sealt enne Rakveret oleks pidanud pöörama Kadrina peale ja sealt läbi Väike-Maarja vist, minul vähemalt oli nii. Mina jõudsin muuseas käia vahepeal, kuna poolel teele jäi ka meil marsruudikoostaja Martin Mets, siis ma käisin ja mõtlesin, et äkki ma saan pugejapunktid, et käisin tema juures ka läbi, tervitasin teda akna pealt ja sõitsin edasi. Pugejapunkte ei antud kahjuks. Aga kas sina kasutasid mida? Waze'i, Google Maps'i? Sest sinul tuli lõpuks kõige väiksem kilometraaž. Mina tean, miks minul tuli, või siis oligi lihtsalt see, et kuna Maarja paar korda eksis ära, kuna mina pidin mingid laadijatiire tegema, aga sina sõitsid alla sellest, mis Martinil oli. Jaa, see oli vist 620 oli, arvas Martin, ja mina sõitsin alla 600 kilomeetri mul tuli. Aga oli sul Waze või oli sul Google Maps? Tead, see oli ka niimoodi, et mul vahepeal telefon kuumenes üle ja siis ma Waze'i ei saanud kasutada. Siis ma vahepeal sõitsin täitsa oma teadmiste järgi enam-vähem õigesti võib-olla isegi väga õigesti, et ma nii vähesega hakkama sain. Ja vahepeal autonavi järgi ja siis jälle Waze'i järgi. Et mul kahjuks ei õnnestunud, et panin selle ühe marsruudi sisse või mis Martin oli saatnud ja selle järgi sõitsin, et pidin ka kombineerima. Okei. No autonavidest rääkides siis Maarja järgi aeg-ajalt oli tal sellest abi, mõnikord ei olnud. Minul näiteks oli see, et enne kui ma Tartu hakkasin jõudma, elektriauto inimene plaanib, ehk ta paneb ennem aku sooja,
Ja kui ma teadsin, ma olin siis otsustanud tee peal seal, vaatasin, et millisesse laadimispunkti ma Tartus lähen, et valisin siis Circle K. Neil on uued laadijad, 300 kilovatti võimsust, Lõunakeskuse juures, mõtlesin, et väga mõnus, saan seal ükskõik omale söögikoha valida, lõpuks läksin ikkagi McDonaldsisse. Aga mina sealt Kia sellest, see oli ka väga uus laadija, aga Kia sellest oma navi, sa ei saa mina ei leidnud nuppu, et ma saaks lihtsalt öelda, hakka nüüd aukut soendama. Ma pean valima navist, vabandust, kui keegi teab, kuidas see käib, kindlasti kirjutage, et on ka võimalik teistmoodi, võib-olla on see äpi, võib-olla kui mul on telefoni äpp, äkki ma sealt saan. Et ma pean navist valima mingi laadimispunkti ja ütlen, et ma nüüd sõidan sinna ja siis aku hakkab ennast soendama. Nii et ma võtsin Tartus mingi suvalise kuskil panin, et ma nüüd sõidan sinna laadiasse, tegelikult läksin teise. See kõlab küll üsna rumalalt ausalt öeldes, et miks niimoodi? Ma olen seda teistel autodel ka kohanud. Et see on, need autod ikkagi ehitatakse sageli, programmeeritakse mingite, olenemata, kui palju meile räägitakse, kui connected ja asjad nad on, siis Eesti on kahjuks ikkagi mingi ääremaa, kuhu kõik info alati ei jõua nende süsteemi. Selles mõttes sa võtsid hea testiauto, et auto, mis suudab hästi kiiresti laadida. Ja. Et tänu sellele oli sul keskmise elektriauto omaniku ees eelis tegelikult? Mul oli, sest et Kia oma 800 voldise süsteemiga suudaks maksimaalselt laadida 350 kilovatise võimsusega. Muidugi, kui ma Kiat tagasi viisin, siis mulle müügimees ütles, et ükskõik, mis sinna kasti peal on kirjutatud, et Ionity on vist 350, Circle K oma peal oli 300 kirjutatud, et Eestis vist peaks olema reaalselt ainult üks laadija, kuskil ma nüüd ma ei mäleta, mis tehnoloogiliselt suudab sellist pauku ka välja anda. Ja kuidas sinul läks? See 300 kilovatine laadija, see on 2 otsa, ma olin üksinda küljes, ma arvasin, et küllap ma saan kõik see 300 kilovatise endale, aku oli ilusti soojendatud, saabusin täpselt 20%-ga, ehk siis sain ideaalselt see, mis müügimaterjalis alati on see, et 20% kuni 80% laadib nii ja nii kiiresti. Kõik see hetk, mis ma seda õuesta ja autosta laadimisvõimsust jälgisin, siis üle 130 ta ei läinud. Võib-olla korra, kui ma seal Mäkist omale tõin tervislikke juurvilju ja asju, et siis hüppas, aga ma ei usu. Ja naljaks oli see, et kui ma panin ta laadima, siis see masin näitas mulle, et 80%-ni see Circle K masin läheb 27 minutit ja täpselt 27 minutit ta läkski. Nii et ta teadis juba alguses, et ta ei kavatsegi mulle sealt mingit rohkem anda ja Kias mulle öeldi, et ei, see ongi täiesti vain, et muidugi natuke mõjutab külm ilm, et sealt oleks võinud rohkem saada, aga et see on natuke asi, mida inimesed ei peaks väga tõsiselt võtma, kui nad näevad kuskil 300 kilovatist laadijat, siis sa ei saa sealt 300 kilovatti kätte. Isegi ideaaltingimustes. Vähemalt nii mulle öeldi. Ja ma mõtlesin, et ma lasen siis aku 100%-ni. Seda tavaliselt avalikes laadijates ei tehta, aga kuna keegi järjekorras ei olnud ja ma teadsin, et reis viib edasi kuskile Soomaa tagumistesse nurkadesse. Sul võib vaja minna seda. Mul võib seda vaja minna, et ma lasin 100% peale, nii et 20% kuni 100% tuli 50 minutiga. Et siis kasulik tarbijanõu teile teate. Teie selleks ajaks, kas te peatusi tegite, lõunapausi tegite? Ja mina tegin Rakveres. Okei. Mina tegin Rangus. Ostsin oma lemmikliha perukaid sealt Rangupoest. Sest ma ütlen, et suhteliselt kiiresti meie marsruudid läksid nii imelikeks, et mina omarust ma ju veel käisin seal, eks ju, Martin Metsa tervitamas. Ma käisin seal esimeses vahepunktis seal Eru linnuvaate tornis, ikkagi jalutasin ilusti kohale, tegin pilti, sina sellel ajal tulid mulle juba vastu, olid seal ära käinud ja kui me jõudsime teise punkti seal, mis oli see Manteufelite Kalmistu saarel, siis jällegi mul alles tulid vastu. Ma tegin ka kuskil 15 minutise tööpausi, et tuli vaja mingid muud asjad ära teha. Okei. Ma praegu küsin vahele, et mul meelest ei läheks, kas see 15 minut, kas see 10.02, mis ma artiklisse panin, kas see on nüüd, kas sealt tuleks tegelikult tuleks see tööpaus sealt maha arvestada, et me lepsime kokku, et kui kellegil tuleb ikkagi mingi asi vahele ja ta seisab selle pärast, et peab tööd tegema, et siis seda me sisse ei arvesta. Pärast tuli veel 15 minutit lõunapausi, aga see oli meil kõigil. See läheb sisse. Ja kui ma siis Tartus ära laadinud, läksin sinna Võrtsjärve otsa Jõesuusse järjekordselt vaatetorni vaatama ja pildistama, siis ma just nägin Maarjat seal just sõitmas.
mina sind ei näinud. ja sul on lihtsalt palju silmapaistvam auto, mul oli lihtsalt valge külmkapp. Ja kui sealt järgmine punkt oli sealt kuskil Tõrva taga see Barclayde tolli mauselom, siis siin, et me saatsime üksteisele kogu aeg chati pilti ka, et kes kus on, sinu pilti ma ei näinud, kus on, et kus sa nüüd kadusid. Mina kadusin hoopis Tartusse. Aga me saime teada, kuhu sa kadusid. Räägi ise ära, kuhu sa kadusid. Ei no, kuna ma vaatasin enne igat minekut, vaatasin järgi, mis on järgmine sihtpunkt, siis jõudsin sinna Võrtsjärve juurde, sinna torni juurde, ja siis hakkasin vaatama ja mis juhtus? Telefon jälle tühi ja pilti ette ei võta. Ja mul oli nagu enam-vähem meeles, et see oli see Barclayde tolli, siis ma panin selle sinna autonavisse ja ta pakkus mulle mauselomi asemel monumendi. Mida ma ka ei vaadanud, muidugi ma panin minek ja läksime. Ja ma mõtlesin terve aeg, kurat, miks Martin paneb niimoodi tagasi Tartusse, ma just tulin Tartust ju, aga okei, ma lähen käin ära ja siis parkisin selle sinna kuju juurde ja käisin, vaatasin seda kuju, täitsa tore kuju oli. Aga järgmisse punkti siis sinna, mis oli keset seda tori taga kuskil metsades kõige raskem punkt, üks rändrahn, väga oluline, jõudsite te koos? Jõudsime. Et see kõik kuidagi, kus sina siis vahepeal sina käisid Tõrvas, sina käisid pirukat söömas ja Margus teeb reklaami Rõngu pagarile, Rõngu pagar esitame varsti teile arve. Ei, see on mingid kohad on legendaarsed ja ma tean see Rõngu pagar seal keset seda Lõuna-Eestit. Kunagi oli siuke väikene kohakene ja sealt saidki nende pirukat, eks ole, aga nüüd on niimoodi, et nad on esiteks ennast suuremaks ehitanud, nüüd need müüakse igal pool, müüakse nende asju, teevad telekas reklaami ja siis, kui ma jõudsin mingi keset päeva, jõudsin sinna, mõtlesin, et ükskord ma ei jõua sinna reedel või pühapäeval, kus kõik turistid mööda sõidavad, et nüüd ma keset päeva, tööpäeva, et nüüd ma saan vabalt kõiki neid pirukaid, mida ma tahan, eks ole, mine metsa, see oli siuke rahva murd. Seal kõigepealt 15 minti seisin järjekorras ja 15 minti pärast sõin õues, nii et sinna sai kadus. Nii, regionaalpoliitiline küsimus teile. Kas Rõngu on linn või Alev? Paks Alev. Ma lihtsalt tahaks öelda, et kas Rõngu saaks nimetada Eesti piruka pealinnaks. Ikka võib, ta võib Alev olla, aga piruka pealinn on ta ikkagi. Nii, aga arve tuleb pärast järgi. Aga siis te saite seal Rahnu juures kokku. See oli päris õudne sõit sinna Rahnu juurde. See oli väga õudne sõit. Oli. Ma veel imestasin, et kas siin liigub autost või on see meie keegi? Ja ma ka 2 korda kontrollisin, kas päriselt Martin mõtlesin seda kohta või ma olen ära eksin kuhugi põsa vahele. Esiteks on kevadine teede mineku aeg, mis tähendab seda, et kruusateed on vastikult kas aukus või siis kaetud seda jääkoobakatega. Ei aita ka metsavedu, metsa majandamine. Jah, suured veokad sõitsid edasi-tagasi, paar korda jäid meil ette, aga olid üsna viisakad, mina sain neist hästi mööda. Mina jõudsin muidugi sinna kivi juurde teist hiljem, aga ma pidin tegema sinna päris vastiku 6 kilomeetris ringi, sest täpselt üks metsaveok oli minu ees jäänud, nii seisis, siis ma natuke aega passisin, tead nagu kaks mingit metslooma kuskil keset teed, et vaatavad üksteist või koera, et mis juhtub. Siis ma nägin, et tüüp jumal rahulikult tuli autost välja ja siis ta hakkas neid käppasid välja laskma. Ma sain aru, et selge, siin alles algab laadimine ja tal ei ole kindlasti plaaniski, et kuule, et ma tõmbaks korra kõrval, lasen selle hullu elektriautoga mööda. Ja mis oli probleem, mis oli ka, ma saan aru, Maarjal probleem, et levi ju kadus ära. Levi kadus ära. Akuks, aga minul oli täis aku kõik Tele2, teeme siia kõik QGSM-i naljad ära. Lihtsalt ei ole levi. Ma ei saanud teilt pilte, ma üritasin Maarjaga telefoni teel, et kus te olete, et kuna see tee oli nii karm olnud, siis mul oli päris mure, et kas Maarja minust tagapool, on ta must eespool, tahtsin isegi hoiatada, et võib-olla ära isegi seda punkti võtta, sest et mingi metsavee auto on ees ja hästi vastik on kõik. Kuidagi see, lihtsalt sõitsin mööda mingit suvalist sihti, et leiaks nii palju levi, et see Google Maps mul ümber arvestaks. Ja leidiski 6 kilomeetri, tead see, et kõigepealt 2 kilti otse, siis 2 kilti vasakule ja 2 kilti ruudukujuline ja kui ma jõudsin sinna Rändrahnu tee otsa, ma nägin, et ühed värsked autojäljed sinna lähevad, ma sain aru, et oled seal ära käinud. Sõitsin ka ise sinna sisse, pilt ja tagurdad välja ja päris vastikku tegelikult, kui sul kõik tee on valge, sest on selline metsad, seal ei ole mingid auto, ja hämar ka juba. Ja siis tagurdad ja siis tead, et selle
pagan elektriautoga, jah, mul oli 120 kilti oli veel sõiduulatust, aga levi ei ole, et noh, kui ma lihtsalt kuskile libisen natukene, aga meil oligi niimoodi, et ühel hetkel me käisime, siis minu autoga sõitsime sinna viimase otsa ja siis tagurdasin tagasi, ühel hetkel ka lihtsalt tagaotsas vajub välja ja lähed edasi, jälle vajub välja, et ühesõnaga seal oli nagu ohukohti oli küll, jah. Aga noh, edasi siis see oli, järgmine punkt oli Järvakandi klaasimuuseum, mis minu sinna jõudmise ajaks oli suletud, noh, teie vist oleks saanud minna, aga meie nagu... Ütleme nii, et selleks ajaks oli 600 kilomeetrit peaaegu selja taga ja nii kopp oli ees, et aitas küll, et ühe hetkeni oli tore, pärast teisel hetkel on olnud tore. Ja kusjuures oli see, et tegelikult hullult vedas, terve päev ja päike paistis. Hästi ilus oli sõita, hästi mõnus. Minul korra tuli ka tuisk ka vastu. Ja, aga ja siis, kui see põhimõtteliselt viimased punktid sai võetud, kui mina sinna Ionitisse jõudsin, üritasin, tegelesin laadimisega, kusjuures mõlemad korrad laadimine õnnestus kohe. Ehk, et keegi ei andnud mitte ühtegi errorit, et see oli nagu hea uudis, aga see siis seal Märjamaa Ionitis Tallinnas oli ikkagi see Windowsi ekraani säästja, nagu öeldakse, see, et see paks lumetuisk, et lähituledega on halb, kaugtuledega veel halvem, tohutu rodu tuleb autosid vastu, sest reede õhtu inimesed sõidavad Tallinnast Pärnu suunas. Et see lõpp oli küll, jah. Aga võtame selle siis kokku. Tulemused. Mina jõudsin esimesena Tallinnasse tagasi ja siis circa 25 minutit enne Maarjat. Margus aeg, mul on kirjas 10.07, aga nüüd siit võtame maha siis 15 minutit, ehk siis 9 tundi ja 52 minutit. Ja läbitud distants 595 kilomeetrit. Et see tähendab ikkagi neid väikseid teid ja asju ja kõik oli nii palju, et keskmine kiirus ei ole väga suur. Põhimõtteliselt 10 tunniga ju oled kuskil Kaunases, Vilniuses. Ikka väga kaugel, jah. Väga kaugel. Ja kütuse kulu oli sul keskmine oli 6,0. Jah, lisaks siis umbes 50 kilomeetri jagu elektrit. Just, et tänu sellele, et kuna sa alustasid täis akuga, kasutasid seal alguses selle elektri ära, tegime arvutused, et bensiini hind 1,729. Võtsime posti hinna, loomulikult igal ühel on meil mingi kliendikaart ja kes iganes mingi diil, aga võtsime posti hinna, et oleks võrreldav. Ja elektrit arvutasime siis universaalteenus hinnaga, mille ma sain lihtsalt oma kodust elektriarvet korrutada seal jagades nagu tarbimisega 0,21 senti. Jällegi, kes laeb börsielektriga ja suudab oma elektriautot öösel ka täpselt tehke samad arvutused, et ongi. Ja täpselt sama asi on ju tegelikult posti peal, kui sa laed avalikus punktis samamoodi, see hind sõltub palju, et millise võimsusega. Absoluutselt, jaa. Et meie tahtsime kiiresti saada, sa maksid ka laadimisest rohkem. Maksin täpselt, et ma oleks võinud odavama võtta ja teiseks ka see, et näiteks ka kiiretel on vahe, sest et Circle K, see 300 kilovattine, oli 40, kas oli 45 või 49 senti, vahet ei ole, kilovatt-tund. Ioniti 79. Et seal on nagu metsik vahe, kujuta ette, et sul on ühes kohas on benson 1,7 ja teises kohas on 2,5. Nii, minu kütuse kulu tuli 6 liitrit sajale Maarjal. 35 liitrit, jah, Maarjal oli 6,1. Sisuliselt sama, et panna juurde minu elektrikulu, siis jah, mina laadisin siis Circle K-s täitsa täis, Ionitis laadisin juurde 24 kilovatt-tundi, et oleks võinud vähem, aga ma tahtsin niimoodi, et ma ei ole päris nii, et ma jõuan Kristiine keskuse katusele, mingi, et mul on 5 kilti jäänud, aga mul on järgmine päev vaja veel selle autoga mingid asju teha, et panin väikse varuga. Okei, Marguse reis maksis 64,5 eurot. Maarja reis maksis 69,5 eurot, ehk siis täpselt 5 eurone vahe, ja minu reis maksis 64,7 eurot. Ehk et 20 senti vähem. Ma arvutasin siis niimoodi, et nagu ma oleksin laadinud kodus oma auto ennem oma universaalteenusega nagu täis, et ma arvutasin selle hinna sinna sisse. Jah, ja see asi oleks olnud natukene teistmoodi, kui me oleksime sõitnud kõik täpselt sama palju kilomeetreid. Ja. Et autode ökonoomsus on natuke teistmoodi, eks ole, aga et meil oleks siin reisid niimoodi maksma, et mina sain kõige odavamalt. Ja ma tahtsin öelda, et kui Maarja
sõitis 10 tundi ja 22 minutit, siis minul oli see 11 tundi ja 54 minutit, nii et ma sain napilt alla 12 tunni hakkama. Ja see laadimine oligi 50 minutit siis seal Tartus ja umbes mingi 20 minutit seal Märjamaal. Et selles mõttes, et kui sul on hea elektriauto ja head laadijad, siis see ei olegi väga traagiline. Kui see on nagu lihtsalt rahaliselt nagu näha, et tegelikult mitte mingit vahet ei ole, millise autoga me sõitsime, kõik maksid sellest circa 65 eurot selle suure ringi eest. Aga ma tahtsin öelda, et see Kia EV6 elektritarve, tarbimine oli lõpuks 21,6 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, mis on mul selle talve konkurentsitult parim tulemus, sest ma olen sõitnud siin ka autodega, millel on see olnud ka 32 ja niimoodi. Nii et ja arvestades, milleks auto suuteline on, eks ole, tegelikult on tohutult võimas ja kiire auto. Et selline praktiline tarbijanõu teile siis tänasest saatest, et minge reisiga, vaadake Eestis ägedaid kohti, mina ei olnud käinud, mina ei teadnud Barclay de Tolli seda mausoleumi, ütleme seda rändrahnu seal kuskil tori taga, ma pigem ei tahakski teada ja okei, see Eru vaatetorn esimese punktina Lahemaal oli ka, seal ma ei olnud ka käinud, väga ilus oli. Lihtsalt Martin ütles, et seal on ka binokkel, saad linde vaadata, binokli oli kas keegi ära kaksanud või oli siis RMK või kes iganes seda majandab, ise selle talveks ära viinud. Aga sõitke ja pole vahet, millega te sõidate, maksate täpselt sama palju. Lihtsalt elektriautoga sõidate umbes 1,5 tundi kauem. Võt, aga selline sai tänane saade ja kuuleme jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.